Tere tulemast sellele kanalile. Täna vaatleme taas kohtumõistjate raamatut ja Gideoni tegevusi. Räägime kurnatusest. See võib olla nii füüsiline, emotsionaalne kui vaimne. Võib-olla oled sa keset oma isiklikke lahinguid väsinud või on see väsimus tekkinud pidevast kaasinimeste teenimisest või lihtsalt argielu koormatest. Tänane mõtisklus puudutab just neid, kes teavad, et nad on väsinud, kuid alla ei tahaks ka anda. Aga vaatame, mis juhtus kurnatuse ja väsimuse olukorras Gideoni ja tema meestega. Kõigepealt loeme kohtumõistjate raamatu 8. peatükis siis 4. kuni 12. salmini seda algset sõnumit. Ja Gideon tuli Jordani äärde ning läks sellest üle. Tema ja need 300 tagaajamisest väsinud meest, kes olid koos temaga. Siis ta ütles Sukkoti meestele: andke ometi leiva kakukesi rahvale, kes on mu kannul, sest nad on väsinud ja mina ajan taga Midiani kuningaid Sebachit ja Salmunat. Aga Sukkoti vürstid küsisid, kas on Sebachi ja Salmuna rusikas sul juba pihus, et peame su väele leiba andma. Ja Gideon vastas: tõesti, kui issand annab mu kätte Sebachi ja Salmuna, siis ma peksan teie ihu kõrbe kibuvitste ja ohakatega. Siis ta läks sealt üles Penueli ja rääkis neile sedasama ja Penueli mehed vastasid temale nõnda, nagu Sukkoti mehed olid vastanud. Ta tõotas siis ka Penueli meestele öeldes: kui ma rahuga tagasi tulen, siis ma kisun selle torni maha. Aga Sebach ja Salmuna olid Karkoris ja koos nendega nende väed ligi 15 000. Kõik, kes olid üle jäänud kogu hommikumaalaste väest, aga langenuid oli 120 000 mõõgameest. Ja Gideon läks üles mõõda telgielanike teed ida pool Nobachit ja Jokpehat ja lõi väge, sest vägi oli muretu. Sebach ja Salmuna põgenesid, aga Gideon ajas neid taga ja võttis vangi mõlemad Midiani kuningad Sebachi ja Salmuna ja peletas minema kogu leeri. Aamen. Kuulda on lugu uskumatust sihikindlusest ja Jumala usaldusest ja seda isegi olukorras, kus oma jõud on täiesti ammendunud. Me kuulsime ja Gideon tuli Jordani äärde ning läks sellest üle. Tema ja need 300 tagaajamisest väsinud meest, kes olid koos temaga. Mõelgem hetkeks sellele olukorrale. Gideon ja tema 300 meest on läbinud tõelise katsumuste jada. Enamik Iisraeli sõjaväest oli hirmu tõttu koju saadetud ja ülejäänud praagiti välja vee joomise katsega. Järele oli jäänud vaid 300 võidukat, kuid samas väsinud meest. Pärast esialgset edukat lahingut jälitsid nad endiselt Midiani kuningaid. Nad olid kurnatud, kuid ajasid ikkagi neid taga. See seisund ongi meie tänase mõtiskluse tuumaks. Nad olid väsinud, aga nad ei jäänud seisma, vaid jätkasid oma missiooni. Väsimus on inimlik reaalsus. Vaev ja kurnatus tulid maailma koos patuga ja nii oleme me haavatavad nii füüsiliselt, psühholoogiliselt kui ka vaimselt. Isegi usklikud, keda Jumal on päästnud, kogevad aeg-ajalt väsimuse hetki. Kuid pühakiri näitab, et vaenlane saavutab
küll osalisi võite meie elus just siis, kui me kurnatuse tõttu võitluse enneaegselt lõpetame. Aga lõplik võit on ikkagi Jumala käes. Meie eesmärgiks kristlastena on mitte puhata enne, kui see lõppeesmärk on saavutatud. Gideongi ei saanud enne lõplikku võitu peatuda. Ta läks oma kurnatud meestega Sukkoti ja seejärel Penueli linnadesse, et paluda leiba, selleks, et sõdurid suudaksid edasi liikuda. Kuid siin saab Gideonile osaks tõeline pettumus. Need linnad olid osa Gaadi suguharu territooriumist, niisiis tegemist oli nii-öelda oma vendadega. Sukkoti ja Penueli vürstid aga keeldusid abistamast. Nad isegi pilkasid Gideoni. Kas Midiani kuningate Sebahi ja Salmuna rusikas on juba sul pihus, et peame su väele leiba andma? Need vürstid olid nii-öelda realistid, kes ei elanud usust, vaid nägemisest. Nad nägid vaid neid 300 väsinud meest ja mõtlesid samal ajal vaenlasele, kellel oli ikka veel 15 000 vilunud sõdurit alles. Nad ootasid enne käega katsutavaid tulemusi, kui selles loos kaasa aidata. Vahel ongi nii, et kui me teeme usinasti Jumala riigi tööd, ootame me esmalt tuge just teistelt kristlastelt ja kogudustelt, kuid kogeme hoopis halvustamist ja pettumust. Isegi meie vennad ja õed võivad meile pettumusi valmistada, kuid just sellistel hetkedel ei tohi me vaadata inimestele. Me peame oma silmad hoidma Jeesusel, sest pettumused on lihtsalt osa maisest elust. Gideon ei lasknud vendade uskmatusest end segada, vaid liikus edasi. Aga oma pettumust ei jätnud ta siiski ka väljendamata. Ta ütles, kui ma rahuga tagasi tulen, siis ma kiisun selle torni maha. Ja ennem oli ta öelnud, et ta võtab kohe kibedad vitsad teistele, kes olid ka vastu pannud. Siin leiab see inimlik pettumus väljenduse, mis ei saa olla meile eeskujuks. Eeskujuks on küll Gideoni võidutahe, kuid mitte soov ettevaatlikele nahahoidjatele kätte maksta. Uue testamendi kangelased näitavad meile hoopis teistsugust hoiakut. Kui Jeesus jõudis väsinult ja janus Jaakobi kaevu juurde ja kohtus seal Samaaria naisega, siis alustab ta kohe evangeeliumi kuulutamisega. Ja ta hiljem ka väljendab, et see Jumala tahte tegemine ongi tema leib nii-öelda ja jook. Me ei võitle ka selleks, et lihtsalt võitu saavutada. Me võitleme võidupositsioonilt. Vahel on asjad, milleks meid on kutsutud palju suuremad kui meie võimalused. Kuid kõige tähtsam on see, et lõpuks kogu au saaks Jumalale. Niisiis, kui sa oled väsinud, ära jäta võitlust pooleli. Ära lase väsimusele end peatada. Kui su ramm on raugenud, siis mine Jeesuse juurde, kes ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ta ei mõista sind selle eest, et oled kurnatud hukka, vaid ta ootab, et tuleksid tema juurde uut jõudu ammutama. Prohvet Jesaja ütleb 40. peatükis, ta annab väsinule rammu ja jõuetule rohkesti jõudu, aga kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Sest võit kuulub Jumalale ja ustavatele, keda Jumal kasutab. Tänan kaasa elamas sellele episoodile ja seniks siis kohtumiseni.